No nii, jõuamegi paneelini. Ma arvasin, et teeme sellise struktuuri siin järgmisteks minutiteks, et ma esitan alguses igale ühele teist ühe küsimuse koos teie tutvustusega, et me kõik teineteist tundma saaks. Pärast jätkame vaba vestlusega nii omavahel, kui ka tegelikult ootame küsimusi siit saalist ja ka veebiteel. Saalis on ringi käimas mikrofon, tasub käega märku anda ja veebiteel küsimused jõuavad otse minule siia arvutiekraanile. Jenny tegi väga tugeva sellise seisukohavõtu rohelise linna erinevate tahkude kohta, et kuidas luua rohelist linna, mida lisaks keskkonnale ja majadele peab veel vaatama. Siit on kohe hea küsida Markus Häälelt, kes siis on Wolfscape'i juht. Wolfscape on siis selline ettevõte, mis on loomas sellist uut linnaruumi mudelit, mis oleks aluseks nutikate, säästlike ja inimsõbralike piirkondade rajamiseks. Ja mille esimeseks selliseks katseplatvormiks või testplatvormiks on siis Hundipea arendus Põhja-Tallinnas. Ma küsiks sinu käest, et sa ütled, et lood rohelist linna, et mis asi see sinu jaoks on ja mismoodi sa seda lood? Tere! Ütleme, et see on esiteks väga raske küsimus, sest see on väga suur ja lai teema ja ma tõenäoliselt võiks jäädagi rääkima sellest väga pikalt, et ma üritan seda kokku võtta. Ma alustan sellest, et roheline on värv ja see on üks meetod, kuidas inimesed on lihtsustanud kogu seda väga kompleksset süsteemi väga lihtsakoeliselt sõnastama ja natukene võib-olla tänu sellele ka selle sõna tähenduse ära solkinud. Aga suuresti, et mis asi siis on nii-öelda inimsõbralik ja keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik linnaruum ja linnaruumi mudel, et selle kohalt esmalt kõik eelkõnelejad on väga nagu olulisi punkte juba välja toonud. Et esmalt olen täiesti nõus, et tihe linn on väga oluline osa kogu selles süsteemis, tõmbekeskused linnas, kui võtta nüüd suuremat tasandit, vältimaks pendelrännet. Ja kui me lähme nüüd detailsematele tasanditele, siis meil on hästi palju erinevaid nüansse nagu keskkond, rohelised hooned, haljastus, otse loomulikult veekasutus, energiakasutus, otse loomulikult majanduslikud mudelid, et neid erinevaid nüansse on tohutult palju, mida tegelikult sinna, mis tuleb kõik omavahel läbi vaadata ja see kompleksne süsteem on tegelikult igalt poolt omavahel seotud. Et praeguses hetkeks meie oleme pea paarsada tehnoloogiat näiteks läbi kaardistanud, need omavahel kokku sidunud ja vaadanud, mismoodi nad siis seotud on, mis asjad on võimaldavad süsteemid ja tehnoloogiad, ehk siis mida sa kasutad selleks ja millelt sa kogud andmeid selleks, et sa saaksid eelnevalt teha otsuseid selleks, et mingeid asju ennetada. Hea näide selleks on näiteks, kui sa teed 3D mudeli linnaruumist, mida sa arendad, kasutad seal päikese liikumisfaase, kasutad tuulekella, et vaadata, kuidas linna majade asetus võiks olla vastavalt sellele, et sa saaksid maksimaalselt ära kasutada maju esmalt päikesepaneelide paigaldamiseks, vertikaalhaljastuse ja haljastuse üldiselt nii-öelda paigalduseks, kus võiksid olla pargid, kuidas kasutada linnametsa selleks, et Eestis oleva probleemi puhul näiteks, kui meil on kõige rohkem tõenäoliselt siin loodetuuli ja läänetuuli, aga tegelikult need hakkavad liikuma aina rohkem põhja poole ja meie kõige jubedam tuul on põhjatuul, sest see võib tekitada põhjaveekerke. Tähendab seda, et sul on soe ilm, aga ranniku ääres järsku sul on tohutult külm, sellepärast sul tuleb külm tuul peale. Ja näiteks linnametsad on ja haljastus on väga hea näide sellest, kuidas sa suudad sellega tekitada müüri ja sa saad tekitada uusi asukohti linnas, mis on inimesele palju mugavamad. Sealt edasi need puud, mis sa sinna kasvatad, et need on väga olulised, sest maastikuarhitektuuriga kokku pannes sa võid koguda vett. Õige haljastus tähendab seda, et õiged taimed teevad eelfiltreerimisele sellele veele, mis sinna kokku koguneb, siis seda saab kasutada kastmisveeks ja nii edasi, et see on lihtsalt üks nagu süsteem, kus
väikesest tehnoloogilisest lükkest edasi sammudesse võid jõuda väga mitmete erinevate lahendusteni ja kui sa kõik need õigesti omavahel ära suudad kombineerida, sa saad tegelikult majanduslikult mõistliku lahenduse, inimsõbraliku lahenduse ja lahenduse, mis ongi nii-öelda siis, ütleme jutumärkides roheline linn, on ju. Et neid lahendusi on tohutult palju veel siia otsa, millest võibki rääkima jääda siin erinevad, praegusel hetkel on meil liikuvuslahendused väga suures teemas, et kergliiklusteed on ainult üks osa sellest kõigest. Samamoodi räägitakse isesõitvatest autodest väga palju, on ju, kas need päästavad meil linna, aga selle kohta tõi niisuguse startupi nagu Co-Moduuli juht Kristjan Maruste väga hästi välja, et isesõitva auto kõige suurem murekoht on see, et kui sa lähed nii-öelda kinno ja auto viib sind sinna ära, siis tekib see probleem, et vahepeal kuhu sa auto pargid, sest parkimine Tallinna kesklinnas on nii kallis, et sul on odavam panna ta tiirutama ümber kvartali, kuna elektrihind on palju madalam ja siis tekib sul pigem rohkem liiklust juurde, on ju. Et neid tehnoloogiaid ja asju, mida tuleb nagu ootamatuid mis nad võivad kaasa endaga tuua, tuleb vaadata, kogu süsteemi koos tuleb vaadata ja neid tuleb omavahel kombineerida, ütleme nii, et siis sa saad tegelikult lõppude lõpuks jätkusuutliku ja hea linnaruumi. Jätkusuutliku ja hea linnaruumi minu meelest üheks kõige olulisemaks osaks on roheline tervik ja siit ma pöördun kohe Kadi Põldoja poole, kes siis on Tallinna strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse juht, arhitekt ja linnaplaneerija. Ja tegelikult ütleks, et teda iseloomustades, et just väga oluline on, et ta varasemalt on töötanud kogukonna arhitekti ja tegevarhitektina, kureerinud Tallinna arhitektuuribiennaali ja ma tean, et rohelised just nimelt looduskeskkonna probleemid on talle väga südamelähedased, mis on ühe linnaarhitekti juures väga sümpaatne. Et kuidas sa peegeldaksid nüüd Markuse juttu või ka Jenny juttu sealt, et mis on see, mis loob nagu linnaloodust ja kuidas on seda võimalik tekitada Tallinnas nii, et me ei räägiks üksikutest parkidest, et me ei räägiks mingisugusest pöetud murust kuskil servas, et kuidas sa teed seda? Kõigepealt tere ka minu poolt. Ma alustan sellest, et arhitektina ma üldiselt olen väga nõus selle teemaga, mis sa puudutasid oma ettekandes, mis puudutab vajadust tihendada Tallinna kesklinna eelkõige või linnalisi piirkondi üldiselt, et linn oleks jalakäidav ja inimmõõtmeline. Aga mida rohkem me kesklinna või üldse linna tihendame, siis seda olulisemaks tegelikult muutuvad igasugused vaheruumid. Ja üheti just selles kontekstis, et viisid, kuidas me tegelikult täna linna ehitame, on hästi reglementeeritud, on hästi palju seaduseid, standardeid, määruseid, mis ütlevad meil ette, milline linn saab olla. Aga inimestena, et meie keskkond oleks vaheldusrikas, me vajame ka sellist looduslikku stiihiat. Ja olukorras, mida väga hästi käsitleb ka inimarengu aruanne, kus üha enam inimesi elab linnades, ongi hästi oluline mõelda, et igasugused tegevused, ka maalised tegevused võiksid tegelikult kuidagi linnas koha leida. Kui me räägime Tallinna sellistest vabadest ruumilistest potentsiaalidest, siis visuaalselt võib tunduda, et Tallinnas on väga palju arendamata ruumi. Kui vaadata planeeringute registrit, vaadata, millised ehitusload on välja antud, siis tegelikult on näha, et see vaba ruum on äärmiselt killustatud. Et üsna raske on tänasel päeval teha selliseid suuri, tugevaid ruumilisi otsuseid. Aga üks ruumiline potentsiaal, mis meil alles on sellised lineaarsed ruumid, millest näiteks mõned on tänased kõrgepingeliini koridorid, mis on linnaruumist kadumas, või siis kunagised raudteetrassid, mida võib-olla me võiksime kasutada säästvaks liikumiseks, aga võib-olla ka muudel viisidel. Ehk et siis selline Tallinna rohekoridoride võrgustik, mis on siis nii-öelda poolroheline, et paljud linlased hindavad seda
ohtlikuks, võib-olla liiga metsikuks, ei vasta klassikalistele iluideaalidele, aga milles on kahtlemata suur potentsiaal. Ja ma olen Markusega ka nõus, et kui me räägime rohelisest linnakeskkonnast, et siis me ei tohiks mõelda nii lineaarselt, et roheline võrdub puud, põõsad, klassikaline park, vaid me peaksimegi mõtlema palju rohkemates kategooriates, milleks üks on näiteks elurikkus, et olukorras, kus põllumajandus intensiivistub, siis tegelikult maapiirkonnad muutuvad vähem elurikkaks. Linnas me praktiliselt pestitsiide ei kasuta, mis tähendab, et siia on kujunenud elurikkuse hällid, näiteks Astangu piirkonnas. See on hästi suur väärtus üldise kliimamure kontekstis. Või siis teine põhimõtteline selline eestlaslik omapära, kuidas me tegelikult armastame elada maaliselt, me armastame käia tihti metsas, aga ühiskonnagruppidel, kes on õrnemad, ei ole võimalusi kiireks, efektiivseks, individuaalseks liikumiseks. Ehk et me peaks rohealade kontekstis mõtlema ka selle peale näiteks. Ja kolmas hästi oluline teema, mis puudutab rohealade arendamist, on jällegi need õrnemad ühiskonnagrupid, keda aktiivsed ühiskonnagrupid oma arvamustes sageli ei esinda, aga kelle nagu sellised ruumivajadused tegelikult juba praegu on ruumis välja loetavad, kui me näiteks külastame Lasnamäe kliendipealset ruumi, et kuidas on sinna loodud selliseid isetegevuslikke kohti, või kui me teame, et Tondiraba parki tegelikult kasutatakse pohlametsana ja neid näiteid on veelgi, et siis tegelikult annab meile võimaluse arhitektide ja linnaplaneerijatena mõelda linna avalikust ruumist hoopis uutes kategooriates ja tähendustes. Aitäh. Väga hea, ma lähen siit kohe edasi Andruse juurde, sest erinevalt nüüd Markusest on Andrus juba jõudnud ka midagi käega katsutavat ära teha. Et Andrus Kaldalu on siis Ülemiste Cityt, seda linnakut arendava Mainor Ülemiste AS nõukogu liige ja üks omanikke. Mina tunnen Andrust kui aktiivset unistajat, kellel on visioon, et kuidas Tallinn võiks areneda, kuidas võiks areneda kaksiklinn Helsingiga ja Andrus kunagi ei häbene ka oma visioon ellu viimast, mis on ka hästi positiivne. Miks ma pöördun nüüd sinu poole, on tegelikult üks aspekt, mis on mulle Ülemiste linnaku juures pakkunud huvi. Te kunagi asusite tegema justkui sellist ärilinnakut. Klassikaline, tollel ajal levinud mõtteviis, paljud eeskujud. Ja täna olete te jõudnud sellesse kohta, kus te tegelikult puudutate ühte linnalise koe ka väga olulist väärtust, mis siis on sotsiaalne ruum. Ehk et kui me rääkisime roheruumist, siis tegelikult roheruum iseseisvalt kuskil olles on ju loodus. Ta võib olla inimestest tühi, inimesed ei ole seal eelkõige vajalikud. Samas, kui me räägime linnast ja te olete linnas, siis inimestel on vaja seda sotsiaalset ruumi. Et kuidas on teil õnnestunud teha koole ärikinnisvarana, äriprojektina? Kuidas teil on õnnestunud, ma tean, Ülemistes on kirikud, ma tean, et Ülemistes teil toimuvad mingid kogukonnapäevad aeg-ajalt. Kuidas te ise nagu näete, on see teadlik tegevus või see on midagi, mis on märkamatult kaasa tulnud inimestega teie linnakusse? See on keerukas, kust nüüd alustada, et me alustasime ju tegelikult oma linnaruumi arendamist 15-20 aastat tagasi ja ütleme, et teie olete umbes samas faasis hundipeaga, et tunneme teile poolehoidu ja loodame, et kõik läheb hästi. Et meie alustasime tõesti targa ärilinnakust ja tänasel hetkel nende inimeste arv, kes niimoodi igapäevaselt või jooksvalt Ülemiste kandis tööl käib, on varsti 15 000 inimest, mis on siis tegelikult sisemajanduse koguprodukti poolest Eesti suuruselt 3. linn.
ja me vaatame ju tegelikult ainult Ülemiste Cityt, et tegelikult sellega seostuvad ju nii lennujaamad kui Ülemiste keskused, T1 keskused või terve see Ülemiste piirkond seal Ülemiste järve kaldal. Et me tegelikult see asukoht on huvitav selles suhtes, et ta on täpselt kesklinna ja Lasnamäe vahel ja siis järjest areneva ühistranspordi sõlme keskel või külje all. Me tegelikult algusest peale oleme näinud seda linna niimoodi, et ta ei ole mitte ainult tööl käimise koht, vaid ta järjest enam muutub siis selliseks 24/7 multifunktsionaalseks linnakuks, et kui alguses oli põhifookus tõesti nii-öelda kontoritel, kohe tuli juurde ka tegelikult Mainori kõrgkool, siis tegelikult me soovime, et Ülemistes poleks ühtegi teenust või poleks teenust, mida Ülemistes ei ole. Et on ta siis eestikeelne lasteaed, ingliskeelne lasteaed, eestikeelne kool, ingliskeelne kool, tervisemajad, mis iganes spordiklubid koos ujulatega või liivavõrkpalliväljakud. Et kui sul selline eesmärk on ja sul on ka juba, ütleme, et sa ei asu kuskil linna servas, sa asud suhteliselt inimeste käiguteedel, mida kirjeldab ju hästi see, et Ülemiste keskuses käib 20 000 inimest päevas, et järelikult selles kandis käia on tegelikult suhteliselt lihtne, siis see on selline hea koht, kust edasi minna ja ma arvan, et need kohad on tekkinud, ütleme, et need teenused on tekkinud siis heas koostöös kõigi partneritega ja on selleks Tallinna linn, on selleks Eesti riik, on need rahvusvahelised majad või Eesti esitluskeskused, et see spekter on tegelikult väga lai ja mida me tegelikult üritame ju saavutada, on see, et ka need suured kaubandusmeelelahutuskeskused, mis meie kõrval on, täna veidikene ignorantselt meie suunas, et me tegelikult soovime Euroopa väljakuga, mis on siis tekkimas lennujaama ja Rail Balticu rongijaama vahele, et me soovime tegelikult kõik osapooled keerata näoga sellesama Euroopa väljaku poole kokku ja Euroopa väljak on selline koht, kus autoga ei sõideta, vaid inimesed nii-öelda rõõmsalt jalutavad ja veedavad vaba aega ja mis on tegelikult ka selline väljak, kuhu siis nii-öelda igalt poolt üle Tallinna saab tulla mõistlikult kohale nii-öelda ilma autota, et ütleme, et kui üldiselt trammivõrk on suhteliselt aeglane, siis tegelikult me näeme seda, et lennujaama ja sadamat ühendav tramm võiks seda vahemaad läbida 15 minutiga, keskmise kiirusega 20 kilomeetrit tunnis, mis tegelikult tähendab seda, et Ülemistest kuskile Viru väravate juurde sõitmine võiks olla 10 minutit. Et me soovime arendada meie enda piirkonda kui sellist 15 minuti linna, kus kõik asjad on mõnusasti jalutatavad ja leitavad, aga me soovime tegelikult mitte olla mingi eraldiseisev 15 minuti linn, aga me soovime seda, et ka vanalinn on meist nii-öelda 10 minuti kaugusel ja tegelikult kuna see Põhja-Tallinna kant jääb teisele poole vanalinna, siis kahtlemata nii-öelda siis rongitranspordi või linnarongi arendamine on kindlasti see asi, mis nii-öelda toob ka selle Kopli ja Põhja-Tallinna kandi kiiremini kätte. Ja nüüd, kui sul on nagu töökohad on olemas, kui sul on teenused olemas, siis millega me oleme nüüd hakanud edasi liikuma, on siis elu toomine Ülemistesse, et need hostelid, kus üliõpilased ööbivad, jooksvalt on mitu aastat juba toiminud ja nüüd juba teist aastat nii-öelda siis on seal üürikorterid, inimesed elavad igapäevaselt Ülemistes ja korterid on täis. Et me näeme seda, et piirkond areneb ilusti ja ma arvan, et hästi oluline on see, et kui me aeg-ajalt muretseme Lasnamäe pärast, et Lasnamäe ei jääks selliseks nii-öelda suureks kohaks, kus nii-öelda hästi palju inimesi käib magamas, siis tegelikult selle Ülemiste positiivse arengu ja töökohtade ja vaba aja veetmise võimaluste nii-öelda siis laienemine Lasnamäe suunda, mis tegelikult on Tallinna linnaga koostöös väga ilusti käima läinud ja ka Rail Balticu ja riigiga koostöös, et see raudtee seina efekt, see eemaldatakse, raudtee alt tekivad läbi atraktiivsed ja tihedad ristumised inimestele, ratturitele, mida ka Indrek on väga oluliselt kaasa aidanud ja aitab edasi kaasa. Ja sealt edasi juba siis tuleb tegelikult see tänane raudtee sorteerimisjaam, mis täidab mitut rolli, et ühest küljest ta täidab rolli, et sa võid sellise koha, kus ükski inimene ei tohtinud viibida, saad seal linnaruumi tihendada, kuid teisest küljest seal on ka suurepärane võimalus nii-öelda jätkata selle rohekoridoriga, mida Kaidi mainis, et kindlasti ei tohi seda sorteerimisjaama ala kõike täis ehitada, vaid sinna võibki tekitada sellist nii-öelda vabamat looduslikku vohamist
ja rohekoridore ja need rohekoridorid kindlasti ei tohi olla tupikkoridorid, need rohekoridorid peavad jätkuma küll Lasnamäe suunda, küll mere suunda, kui tegelikult ka Ülemiste järve suunda, et meil nii-öelda kesklinna linnaosas meie külje all asub see Ülemiste järve kallas ja sellise esimese asjana, kust võiks nii-öelda seda järve muuta Tallinna linna jaoks veidike tunnetatavamaks, oleks siis see Lindakivi ümbrus. Et see on see koht, kui me ei karda seda, et nii-öelda reaktiivlennukid teevad madallendu üle järve ja kõrval on Tallinna linna üks kõige aktiivsem liiklussõlm, siis tegelikult lubada sinna tipa-tapa või rattaga kallasrajale nii-öelda inimesed kõndima või seda järve tunnetama või kas või Lindakivile pilku peale heitma, et see on absoluutselt teostatav. Et ma arvan, et see on üks asi, mis nüüd äkki aasta jooksul hakkab õiges suunas liikuma lõpuks. Sa puudutasid liikuvusteemalt ja õnneks on siin meil paneelis ka üks inimene, kes vähemalt minust teab kindlasti palju rohkem sellest küsimusest, Marek Rannala, kes on siis liikuvuse valdkonna ekspert liikuvusagentuurist, on teedeinsener, kelle fookus on säästev liikuvus kogu oma mitmekesisuses. Ma tean, et sa oled Tallinna peatänava liikuvuse kontseptsiooni väljatöötamisel osalenud, samuti Tallinna rattastrateegia koostamisel. Üks väga põnev asi, mis vist on kohe küpsemas või juba valmis ahjus, on Tallinna ja Harjumaa ühtse ühistranspordiliinivõrgu väljatöötamine. Kas see on see päästerõngas, mis viib Tallinna 21. sajandisse? Tere kõigile! Liikuvus on äärmiselt kompleksne valdkond, nagu te kõik teate. Seal ei ole sellist lihtsat omaette olemist või silotorni. Praktiliselt kõik elualad on seotud liikuvusega. Liikuvus mõjutab teisi elualasid ja teised elualad vastupidi liikuvust. Ehk et kiiresti vastates küsimusele ja säästes aega, et päästerõngaid liikuvuses ei ole. On ainult komplekssed lahendused, tuleb tegeleda mitmete eri asjadega, nii lokaalselt, sellepärast et liikuvus sõltub kohalikest võimalustest, kas või selline lihtne võimalus, et selle 15 minuti linnas kuhugi jalutamiseks peab olema esiteks ruum, mida on füüsiliselt võimalik läbida, mitte ainult sellistel noortel ja tervetel inimestel, vaid ka neil, kellel on natukene liikumisraskusi. Et füüsilisi takistusi ei ole, teiseks ta peab meeldiv olema. See ruum peab lokaalselt nii palju meeldiv olema, et ei soovi autosse või bussi põgeneda selleks, et seda ruumi läbida. Aga täpselt samamoodi peab olema paigas see teine mõõde, selline suurem, globaalsem või regionaalsem mõõde ja sellega tuleb ka tegeleda. Nüüd, paljud teavad mind jalgratta teemaga tegelemisel, või et ma olen sellega tegelenud, täna teeme nii, et ma rohkem sõna jalgratas siin ei ütle. Räägime ühistranspordist, sest alles hiljuti 10 aastat tagasi liikus 2/3 Tallinna elanikest peamiselt ühistranspordiga. Vahepealsetel siin viimastel aastatel juhtus see tasakaalu muutus ja nihe, et nüüdseks üle poole inimestest kasutab autot. Ja küsimus ei ole selles, kas meeldivad autod või ei meeldi, enamikule meeldivad. Küsimus on fundamentaalsetes omadustes. Et kui me laseme selle tasakaalupunkti nihkuda kuhugi, siis auto oma parameetritelt omab sellist mõju, et ta hävitab kõigi teiste liikujate jaoks selle liikumisvõimaluse ja liikumise ruumi. Ja see on nii-öelda iseennast genereeriv protsess, sest see lihtne kõige olulisem parameeter on see, et mis on seotud ka tihedusega, on see, et autoga liikuv inimene vajab selleks rohkem ruumi, linnaruumi, kui selle inimese eluase. Sest keskmine auto, mis liigub 50 kilomeetrit tunnis, võtab linnaruumist ära circa 150-200 ruutmeetrit. Kui paljud teist saavad öelda,
et neil on oma elukohas selline elukoha pindala per nägu 150-200 ruutmeetrit, ei ole. See tähendab seda, et mida rohkem inimesi kas vajab või soovib või püüab autoga liikuda, seda vähem üldse mingisugust liikumist saab toimuda, seda nimetatakse ummikuks. See ruumivajadus on see põhiline. Ja muidugi rääkides kõigist rohelistest teemadest, mina enda jaoks ei ole seda rohelist mõtestanud ei läbi värvi ega ka puude, ega ka looduskeskkonna või siin kasvuhoonegaaside, vaid roheline on tegelikult meie enda elukeskkond, roheline on tegelikult elukvaliteet. Loodusel on suhteliselt ükskõik, kuidas liikide mitmekesisus muutub ja neid katastroofe on siin ju meie planeedil toimunud korduvalt. Ainuke, kellel sellest nagu midagi juhtub, kui me kõik tuksi keerame, on see homo sapiensi liik ise. Ehk et kui me hävitame oma keskkonna, siis me hävitame ennast ja kuna me räägime õnne teemal, siis suhteliselt raske on olla õnnelik, kui sul ei ole tervist, kui sul ei ole kvaliteetset elukeskkonda, on võimalik. Õnn on siiski nagu sisemine asi, et igasugustes oludes on võimalik olla õnnelik. Aga me siiski peame tegelema sellega, et me ei lase sellel negatiivsel mõjul nagu esile tulla ja jõudes nüüd lõpuks sinu küsimuseni, siis jah, siin Soomest oleme saanud mitmeid eeskujusid. Meil ei tohiks enam täna olla küsimusi, et mida me peaks tegema, et liikuvus oleks hästi korraldatud. Ja minu modelleerimiskogemus on ka pärit Soomest, seal oleme õppinud oma kolleegide pealt. Ja koos soomlastega me tegimegi selle töö. Flow oli see ettevõtte Soomest, kes tegi modelleerimise. Ta koostas Tallinna ja Harjumaa multimodaalse mudeli, kus olid sees kõik autoga liikumised, ühistranspordi liikumised, ka jalgsi ja rattaga liikumised. Ja selle baasil koostasime stsenaariumid. Esimene stsenaarium oli see, et jätkame samas vaimus, jätkame sama liinivõrguga nagu täna. Teine stsenaarium oli see, et natuke laiendame üle Tallinna piiride seda ühistranspordivõrku. Ja kolmas stsenaarium oli see, et teeme maksimumi, nii palju kui me suudame kogu Harjumaa ulatuses, sest liikuvus ei ole lokaalne küsimus. Me ei suuda Tallinna liikuvust lahendada ilma kogu Harjumaa liikuvust lahendamata. Kui me teeme Tallinna ideaalse ühistranspordivõrgu, siis Harjumaa inimesed ikka tulevad autodega meie elu siia rikkuma. Ja mis selle kogu töö tulemus oli, seda võite umbes juba arvata. Tulemus oli tegelikult see, et saab küll palju paremini. Saab palju paremini tänase eelarve piires. Me ei pea väga palju raha juurde panema või ei pea siis mingitel juhtudel üldse raha juurde panema selleks, et ühistransport sobiks oluliselt rohkemale hulgale inimestele. Aga siin juures, tehes sellise lühikese tähelepaneku, kutsun ma natuke ettevaatlikkusele igasuguste andmete ja ka mudelite suhtes. Need on vältimatud tööriistad, selles suhtes, et me ei oleks saanud seda tööd teha ilma transpordimudelita. Aga andmed ega mudelid ei saa meile mitte kunagi öelda, et mida me peaks tegema, mis meie visioon on, kuhu suunas me peaks liikuma. Andmed võivad öelda täna, ja prognoosid, et meie autoliiklus on kasvamas kuskil. Sellest saab teha täpselt kahtepidi järeldusi. Esimene järeldus on see, et me järelikult peame laiema tee ehitama. Teine järeldus on see, et midagi on pahasti, me vist peame panustama ühistransporti selleks, et see autoliiklus ei kasvaks. Või ei tohiks üldse ehitada. Või peaksime tegema midagi muud selleks, et inimesed ei peakski liikuma, et tihendama hoopis linna. Markus, sa oled öelnud, et hundipea püüab maksimaalselt teha autovaba või luua autovaba keskkonda. Marek siin just väga selgelt tegi meile piltlikuks, kui palju üks auto võtab ruumi ja mis sellega kõik kaasneb. Lühike vastus, mida sa täna näed, mis on kõige suurem väljakutse või
selles autovaba keskkonna loomises. Kas sa mõtled meie alal nüüd näiteks? Jaa. Ma arvan, et kõige suurem väljakutse praegusel hetkel on see, et ma arvan, et meil on ka lahendus sellele, aga on see, et kuidas panna inimene Eesti kliimas, kuna see kliima soojenemisega liigub rohkem sinna Šoti kliima poole, ehk siis aina vihmasemaks ja vesisemaks läheb meil pikkadeks perioodideks. Et kuidas panna see inimene tahtma õues käima, mitte auto mugavas, garaažist välja sõita autoga ja uude garaaži sisse sõita, nii et ta ei pea seal õues olema. Et kuidas tekitada see keskkond ja mugavus sinna? Aga kas see muutus ei ole juba tekkimas ühiskondlikus teaduses? Kui ma olen seda varemgi toonud näidet, ma võtsin ette Noblessneri kvartali, ma vaatasin, palju parkimiskohti on tänaseks seal välja müüdud, palju on tänaval veel pidevas kasutuses, arvutasin selle kohalike elanikega läbi ja ma sain teada, et autostumise määr hetkel seal on 330, mis hakkab lähenema juba sellisele väga heale euroopalikule näitajale. Ma tean, et Hundipea on sihiks seadnud 270 vist. Samas Tallinn jätkuvalt oma liikuvusmudelites arvestab 650-ga või ma eksin, Marek? Ega ma päriselt ei teagi, sest ma ei tööta Tallinnas, aga miskipärast paljude projektide liiklusuuringud, näiteks Peterburi tee viimati, seal oli küll mustvalgel kirjas, et lähtutakse 650 autost 1000 elaniku kohta. Kui keegi seda enda jaoks ei ole veel mõtestanud, siis see tähendab, et selle 1000 elaniku hulgas on nii pensionärid, imikud, kooliealised, ehk et see tähendab sisuliselt, et iga inimene, kes saab omada juhiluba juba vanuse poolest ja tervise poolest, omab ka autot. Aga mida Tallinnas tähendab autostumine? Siemens Mobility spetsialistid tõid huvitava näite, et München Saksamaal on kõige suurem autostumise määraga linn. Ja samas on ta kõige väiksema praktilise auto kasutusmustriga linn, sest kõik kasutavad ühistransporti ja alternatiivseid liikumisvõimalusi. Ma ei tohtinud ratas enam öelda, vaata. Et selles mõttes, kuidas meie täna oma mudelites, arvutustes, linna planeerimises, ma ei tea, võib-olla Kaidi on hoopis õigem vastama, et kes oskab vastata, et millega me arvestame? Me minu teada seni veel arvestame, et autostumine kasvab, aga ka linn on suur organisatsioon ja linnas on palju erinevaid arvamusi ja see diskussioon kestab. Aga mõelda autostumise peale on hästi oluline, sest et üks asi on see autode hulk, mis me näeme linnatänavatel või see teadmine, et kui palju inimesed autot igapäeva liikumiseks kasutavad. Aga me peaksime ühtlasi rohkem mõtlema selle peale, et kui palju see autoga arvestamise vajadus otseselt mõjutab ka meie elukeskkonda selles mõttes, et isegi kui inimestel ei ole otsest vajadust autot kasutada, ta võib-olla ei taha isegi auto parkimiskohta osta endale, siis ikkagi ta elab sisuliselt uusarenduste puhul tüpoloogias, kus tuba on 2 parkimiskoha laiune. Et auto väga selgelt defineerib, kuidas me elame ja seetõttu kõik need ka mereäärsed väga head kvaliteetsed keskkonda pakkuda püüdvad keskkonnad on äärmiselt sarnased. Jah. Ma vabandan, meenus kohe üks Mart Kalmu hiljutine artikkel, see oli vist Pealinna lehes, kus ta väga huvitavalt tõi välja, et viimaste aegade uusarenduste korterite plaanid on vaesestunud võrreldes näiteks meie paneelelamurajoonidega, mida me tunneme Nõukogude ajast. Ja sa vist hetk tagasi defineerisid ühe põhjuse selleks. Ja, Andrus. Eks me ka ülemistes proovime tegelikult seda autokasutust alla saada, et ütleme, et kui kunagi linnakut alustati, kui see oli tunnetatud kui linnast väljas asuv piirkond, siis iga normaalne inimene tuligi sinna autoga, kellel oli võimalik sinna tulla ja parkimine oli põhimõtteliselt ka tasuta.
et me oleme jõudnud hoopis teise reaalsusesse tänaseks, et kahjuks veel päris mitte sinna, kuhu me läheme, aga täna, kui 15 000 inimest peaaegu käib seal kohal, siis autode parkimiskohti on alla 5000, et ütleme, et järelikult see autokasutuse protsent ei saa väga suur olla. Aga tegelikult, mida me oleme ju tegemas, on see, et me need parkimisplatsid koristame linnakust üldse ära ja muudame linna keskse osa nii-öelda siis praktiliselt autovabaks. Ja kui nüüd järgmised 10 000 inimest tuleb veel linnakusse juurde ja auto parkimiskohtade arv ei suurene, siis tähendab seda, et sa selle 5000 parkimiskohta arvestad selle peale 25 000 inimest ja järelikult see protsent on suhteliselt juba okei või võiks öelda eeskujulik. Kindlasti üks viis, kuidas selleni jõuda, on see, et sa mitte ei too juurde linnakusse ainult neid inimesi, kes iga hommiku sinna tööle tulevad, vaid tegelikult, nagu ma ütlesingi, et arendati seda nii nagu Hundipeadki sellise rajoonina, või sellise linnakuna, kus nii elatakse, kui töötatakse paralleelselt, et võib-olla osad inimesed ei peagi siis nii-öelda hommikul kuskile teise linnaossa liikuma, mis kusjuures meie puhul, kus me pakume üürikortereid, see võib olla palju isegi lihtsamini saavutatav, sest kui inimene ostab endale kuskile korteri, kas või Noblessnerisse, siis ütleme, et ega ta nii lihtsalt seda ei vaheta või ütleme, et ei kukusta kohe ostma-müüma, kui ka tema töökoht parasjagu muutub teise linna otsa. Et võib-olla nii-öelda üürikorterite nii-öelda siis arendamine tegelikult töökohtade juures on üks selline element, mis võimaldab tegelikult inimestel paindlikumalt valida seda, et kas ta nii-öelda elab töökohast tõesti 5 minuti kaugusel. Aga minu arust, kui me räägime autode kasutusest ja ühistranspordist, et siin on nagu igasuguseid asju, mida peaks muutma. Et nii-öelda, et üks asi on see, et tegelikult see ühistransport ei ole täna nii, ütleme, et ta võiks palju parem olla, aga ta tegelikult on nii piisavalt hea, et teda tegelikult tänasel hetkel võiks juba täna kasutada poole rohkem inimesi. Et päris palju asju on ka peades kinni, et kui sa tõesti elad kuskil väga kaugel ja sul on vaja lapsi väga erinevatesse kohtadesse viia, kuigi ma ei tea, miks peab alati lapsi viima, aga võib-olla väikseid lapsi peab. Et siis see, kuidas inimesed tajuvad seda nii-öelda ajakulu, et kui sa liidad kõik ajakulu kokku, et millal sa koduuksest välja lähed ja millal sa tööuksest sisse lähed, et siis sa võib tõesti saavutad selle, või tulemuseks on see, et ütleme, et ühistranspordiga või rattaga või jalgsi liikumine võtab rohkem aega, aga sa võib-olla peaksid aega mõõtma hoopis teistmoodi. Et sa peaks mõõtma tegelikult seda aega, et kus sa parasjagu jalutad või seal ootad ja mõtled kuskil kas ühistranspordi oodates, et see võib-olla on see aeg, mida sa ei kanna kulusse, vaid see on nii-öelda see aeg, kus sa mõtled või naudid. Ja teine asi on ka see, enda Lux Express on hästi müünud maha linnade vahelises sõidus. Et see, kui sa ise istud roolis ja teed parasjagu tööd ja vaatad, et keegi auto alla ei jää, et see tegelikult on kulutatud aeg. Aga kui sa istud ja teed selle nii-öelda kas või ühistranspordis või rattaroolis või jalutades, et ütleme, et sel juhul see on võidetud aeg. Ma vabandan, ma saan aru, et liikuvuse teemad tõmbavad meid kõiki käima, aga ma ei tahaks sellesse jääda kinni, ma võtan vahepeal ühe küsimuse, mis on tulnud meile siis siit interneti teelt. Tundub, et linnaruumi uurijad on palju ja ideed on väga huvitavad ning põnevad. Paraku tajub linnaruumi tavaelanik muutusi väga aeglaselt. Muutused on killustunud ning puudub terviktaju. Miks jäävad linnaruumi probleemid mulle kui tavakodanikule kaugeks? Oskab keegi sellele vastata? Mulle tundub, et linnaruumi protsessid Tallinnas on hästi pikaldased või see protsess näiteks detailplaneeringu algushetkest kuni nagu hea linnaruumi lahenduseni jõudmiseni on hästi pikaajaline, sest et meil ühiskonnana puudub tegelikult ühtne arusaam, milline hea ruum on. Et mõnedes kultuurides on palju selgem. Aga teisalt Tallinn ise ka tajub, et linnaruumi otsuste tegemine on väga killustatud. See venitab protsessid pikaks, aga Tallinna strateegiakeskuse loomine alates selle aasta jaanuarist on tegelikult üks konkreetne samm selles suunas, et edaspidi otsustusprotsesse paremini juhtida. Ja siis tulevad ka muutused kiiremini. Kui kaugel see strateegiakeskuse loomine täna praktikas on? Ma tean, et iga uue asja juurutamine on väga keeruline. Öeldakse, et näiteks ülikoolis uue õppekava sisseseadmine ja selle toimima saamine võtab aega umbes 15 aastat. Mina ütleks, et strateegiakeskus toimib juba väga hästi, et me tajume, et meid on vaja juba
vaadates seda töö hulka, mis kohe meie lauale on kukkunud, kindlasti vajab mõtestamist kogu liikuvusteema, koostöö Transpordiametiga linnalise liikuvuse teemade arendamisel, aga ka keskkonna pool. Et ma ei oska sulle öelda, et millal strateegiakeskus saab valmis või millal saavad kõik Tallinna ruumi otsused heaks, aga see praegu kestev protsess minu hinnangul on väga positiivne. Kas Ülemiste näeb, mis kasu võiks teil olla strateegiakeskusest? Ütleme, et strateegiakeskus on võib-olla linnas see esimene kokkupuutepunkt meil tegelikult, kellega me alles eile arutasime koos neid samu raudteealuseid ristumisi, et kuidas tõmmata linnu üheks tervikuks. Ta on selleks koostööpartneriks, kellega koos me tegelikult võitleme selle eest, et see sama Ülemiste järv tuleks Tallinna linna osaks, vähemalt sealt Lindakivi juurest. Ja mõtiskleme just seda, et ka see sama Euroopa väljaku ümbrus kujuneks siis selleks samaks, ütleme, et tekiks sinna üks Tallinna atraktiivsematest väljakutest, et neid protsesse peabki vaatama kui tervikut ja strateegiakeskus ütleme, et aitab kokku tuua neid erinevaid siis ameteid ja samamoodi aitab siis antud juhul veidike täita seda sama rolli, mida vanasti linnaplaneerimisamet tegi, ehk siis struktuurplaanid Ülemiste piirkonna ümbruses, et me tegelikult vähemalt viimased 10 aastat pole vaadanud ainult enda kinnistut oma 36 hektarit, vaid tegelikult me oleme vaadanud ühe tervikuna, ma ei tea, 100 hektarit või mitu korda suuremat ala ja seda on võimalik vaadata siis, kui linn ja riik ja need teised ka eraosapooled mõtlevad kaasa, et Mulle kui arhitektina kõlab see, et te kuidagi tajute seda uut üksust sellise visiooni loova, tulevikku vaatav üksusena. Mul on natuke sinust kahju, sina vist pead Transpordiametiga veel tegemist tegema. Ei pea tegelikult, ma saan erategijana täiesti valida, et kellega ma nagu aga see ei ole vältimata. Kas ei aitaks Tallinna linnas ikkagi mõned asjad nagu paremini käima tõmmata see, kui need sellised ametid või üksused oleks rohkem integreeritud? Mind kui arhitekti küll häirib see, et liikuvusmudeleid koostatakse ilma arhitektideta, sellepärast, et kes siis veel peale arhitektide teavad, kuidas see linnastruktuur ja kude peaks toimima. Võib-olla peaks seal olema ka nagu keskkonnaspetsialistid kaasas liikuvusmudelite koostamisel. Kuidas öelda, see kõige olulisem ütlesid juba ära, eks, kuldsed sõnad, loodame, et see kunagi ellu jõuab. Strateegiakeskuse suhtes on minul ka väga suured ootused, et see peamine ootus on see, et lõpuks visioonid ja strateegiad kuidagi moodi hakkaksid ellu jõudma. See on minu peamine ootus. Aga jõudes selle teema juurde natukene tagasi, et ma olen ju ise teedeinsener. Aga juba 10 aastat olen ma sellest silotornist välja roninud ja miskipärast enamasti suhtlen arhitektide ja linnaplaneerijatega. Ja võib-olla see ongi see võti, see koostöö, et ei tohi teha asju iseeneses. See oli arusaamise hetk, nüüdseks juba 11 aastat tagasi. Liiklus iseeneses on asi, millega me ei tohi tegeleda. Lihtsalt ei tohi, sest tegelikult liikuvus on kõigega seotud, liikumisviisid omavahel on kõigega seotud mõlemas suunas ja kui me tegeleme ainult asjaga iseeneses, siis me hea tulemuseni ei saa jõuda. Ja täpselt sama, kui me kuuleme, et Tallinnal on koostamisel mudel, siis ma ütleks, et kõige olulisem selle mudeli juures ei ole mitte see, mis see tulemuselt on või kuidas see on üles ehitatud, vaid koostöö. See, et kõik vajalikud osapooled on kursis, on omavahel läbi rääkinud, mis on need parameetrid, mis on need eeldused, millest me lähtume. See 650 minutit ei ole ühtegi kivisse raiutud, on siiamaani paberil ja digitaalne, kiviga saaks ka hakkama, aga et sellised lihtsad eeldused rääkida läbi ja siis muutub ta tööriistaks, millest on kasu. Minust just läks põnevaks, aga aeg sai otsa. Ma tänan kõiki paneelis osalejaid, tänan kõiki kuulajaid. Teiega on olnud tore. Ja ma loodan, et te jääte ka järgmistele sessioonidele, et läbinud oleme ju ainult 1/3. Aitäh teile!